palju aega läinud, kui olin vabamaa. Nüüd metsavennana pean elama. Ei see mind kurvaks tee, et möödus kevade ja elu lõbudest pean loobuma. Ei see mind kurvaks tee, et möödus kevade ja elu lõbudest pean loobuma. On vaikne õhtutund, kõik teised näevad und, me ümber hulgume, meil vabadus. Siis sa mu neiuke, vaid kuulud minule ja tulevikule me mõtleme. Siis sa mu neiuke, vaid kuulud minule ja tulevikule me mõtleme. Aus õige eestlane, sa mõtle sellele, kus kallis kodumaa ja vabadus. Ja hoidku iga noor kõrgel me trikoloor ja Kalevittemaa sa vabaks saa. Ja hoidku iga noor kõrgel me trikoloor. Me oleme kogunenud siia Torri kalmistule, et siin läbi viia pühalik talitus. Kas see tänane päev on rõõmu või kurbuse päev, siis nii nagu me juba väravas rääkisime, pigem ongi täna tegemist tegelikult rõõmsa päevaga. Nii imelik kui see ka ei ole, oleme me täna rohkem rõõmsad kui kurvad. Matusetalituse viib läbi kaplan Hannes Nelis, Saaremaa vabadusvõitlejate ühenduse liige. Mu isamaa, mu õnn ja rõõm, kui kaunis oled sa. Ei leia mina iial teal, see suure laia ilma peal, mis mul nii armas oleks ka, kui sa mu isa. Sa oled mind ju sünnitanud ja üles kasvatanud. Sind tänan mina alati ja jään sul truuiks surmani. Mul kõige armsam oled sa, mu kallis isamaa. Valvaku, mu armas isamaa. Ta olgu sinu kaitseja ja võtku rohkest õnnista, mis iial ette võtad sa, mu kallis isamaa. Me seisame täna ühe elu ja ühe loo ees, mis on jäänud pooleli inimlikus mälus. Me teame sellest noorest mehest vaid väga vähe, et ta võis olla nimega Peeter, et ta oli vaid 21-aastane ja et ta suri sõjajärgses ajas, mil elu ja surma vaheline piir oli karm ja halastamatu. Tema keha jäi aastakümneteks märkamatult mulda, ilma hauatähiseta, ilma nime ja ilma hoolitsuseta. Ja tema ei ole mitte ainus. Meie kodumaa metsades, rabades ja põldudel puhkab teadmata arv mehi, kelle nimed ja hauad on teadmata. Mõned jäid sinna hirmu tõttu, sest ei julgetud neid matta ega mälestada. Mõned jäid sinna tahtliku varjamise tõttu, sest aeg ise püüdis nende mälu kustutada. Aga täna toimub midagi väga olulist. Täna antakse vähemalt ühele neist tagasi koht inimeste keskel. Tagasi nimi, isegi kui see ei ole kindel. Tagasi väärikus ja tagasi rahu. Pühakiri ütleb,
issand tunneb omi. see tähendab, isegi siis, kui meie ei tea nime, teab Jumal ikkagi. isegi siis, kui meie ei saa tervet lugu jutustada, on see Jumala ees alati lõpuni avatud. täna me ei mata mitte ainult luid, me anname tunnistust, et ükski elu ei ole tühine ja et ka katkestatud lood võivad leida rahu. ma paluksin Kirst hauda lasta. Jumala sõna ütleb, mullast oled sina võetud ja mullaks pead sina taas saama. ja mullast võtab meie issand Jeesus Kristus ka sind kord kutsuda. issand, õnnistagu sinu viimsed puhkased siin Tori kalmistul Jumal Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. ja nüüd saab tulla igaüks ja panna ka oma 3 peotäit mulda. vahetage keegi vahepeal need lippurid ka välja, saavad nemad ka 3 peotäit panna. Erki, võta sa ka mingi lippuri.
ääred ja siis hakkab keskele tulema. Üks nendest lilledest on siis kõigi kokkutulnute nimel, kõik. Igaüks on siia teele pannud, igaüks, kes kohale tulnud on, seda pannud on. Ja üks on Eesti Endiste Metsavendade Liidu poolt. Asetame ära. Anname siia külje peale. Eesti Sajamuuseumi poolt. Jaa. Ja Saaremaa vabadusvõitlejate. Pane siia peale ka, siis on nagu enam-vähem. On vist ilus? Nii, ja siit kellegi lilled veel. Küünlad ka. Ja siis paneme küünlad siia. Paneme küünlad siia ette niimoodi. Samba kõrval ei või panna. Asi selge. Asi selge. Kõigeväärine Jumal, sina, kes sa tunned iga inimest nimepidi, võta oma rahusse see mees, kelle nime sina tead. Anna talle igavene valgus ja rahu ja õnnista seda hauda, et see saaks austuse ja vaikuse paigaks. Ja õpeta ka meid hoidma meeles, et ükski elu ei ole sinu jaoks kadunud. Jumala Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Sõna saab Tori vallavanem Lauri Luur. Palun. Eks sellises olus, kus see Peeter 21 aasta vanuselt hukkus, need sellised olud ongi ju täna eriti veel tagasi vaadates väga keerulised, et see, mis see saatus sulle toob, sa seda kunagi ei tea, aga need, kes siis läksid toona, ei leppinud selle saatusega, mis meile suurriigid panid, vaid läksid seda teed, et hakkasid vastu, läksid metsa. Eks nende saatus oli ju selge sellest päevast alates, kui nad seda tegid. Aga neid tuleb selles mõttes kõiki tunnustada, et nad ei andnud alla. Et võib-olla keskmine inimene vaatas, et kohaneme olukorraga ja võib-olla kirus vaikselt kuskil, siis need mehed ei andnud alla, vaid hakkasid vastu. Igaüks siis omal viisil. Nii et selles mõttes suur lugupidamine neile just selles mõttes, et hakata vastu olukorras, kus saatus oli ju selge. Et siin ei olnudki midagi kahtlust. Ja nüüd teine sõnum on kõigile teile siin, kes te seda olete korraldanud või eest vedanud, et minu suur lugupidamine, et hoida elus selliseid ja leida üles need, kes veel ei ole jõudnud pühasse maapinda, leida need üles, need meie aja kangelased ja võtta see vedada, see on teil, ma ütleks, et väga tänuväärt ettevõtmine, nii et jõudu teile sellel teekonnal ja veel kord suur aitäh ja ma arvan, et ka Peeter ja tema lähedased on väga tänulikud selle üle. Nii et aitäh teile! Me oleme ka tegelikult juba ju vallaga kokku leppinud nii siin kui kuhuga me ka nüüd edasi lähme järgmisele kalmule, et see kalm jääb lihtsaks kalmukiviks, kalmusambaks, maa saab tulevikus lihtsalt siledaks ja vald võtab selle kalmukoha hooldada ja küllap see jääb selline ilus, rohtunud kalm, kerge muruga. Ja siia aeg-ajalt ikka inimesed tulevad ja vaatavad. Ja selle kalmusamba kujundas
ja kavandas Arnold Unt Eesti Sõjamuuseumist ja kalmusamba rahastas Eesti Endiste Metsamendide Liit. Nüüd aga võtame kõik siia, lippurid võtavad natukene siia kokku ja teeme siin ühe ühispildi. Siis tänase sündmuse teisele paigale ja üks väga tänuväärne sündmus siin, mis on avastatud, tuvastatud Saaremaa vabadusvõitlejate ühingu liikmete poolt. Ja nii nagu kalmusamba alumine lause ütleb, on see meile ja tulevastele põlvedele väga oluline sõnum siin. See kalm, kui avastati, tuvastati, oli see veel eelmisel reedel, 15. kuupäeval suhteliselt nutune. Aga ärme seda vast päris nii pahaks pane, sellepärast kui enam ikka ei ole järglasi, kui ei ole omakseid, ega siis polegi miskit parata. Kui me liigume kalmistutel ringi, siis me näeme selliseid mahajäänud kalme paraku väga palju. Aga tekkis nagu mõte, idee, et selle võiks ju ikkagi kuidagimoodi ära märkida, ära tähistada ja siin, nagu me näeme ja loeme, on siia siis maetud Ants Kaljuranna ehk Hirmusantsu naine ja tema poeg. Siin kõrval on ka naise õde ja naise abikaasa. Eelmisel reedel tegime selle 4 inimesega natukene korda ja nii nagu lõpetasin metsavend Peetri juures, nii ütlen ka siin juba eos ära, et tegelikult me oleme vallaga kergelt kokku leppinud, et ka see kalm, üks paigake siin ilmas on, võiks olla siis ka valla nii-öelda hoolduse all. On ta siis selline, nagu ta on ja selle kalmusamba juures on oluline ära märkida seda, et 10 isikut, keda te kõik leiate kavalehe viimaselt leheküljelt, panid igaüks siia oma panuse 50 euro näol ja 500 eurot see kalmukivi siia maksma ka läks. Ilus panus, ilus tegu ja selle õnnistamise talituse siin viib läbi kaplan Hannes Nelis. Palun! Jumala Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Head osalejad, täna me seisame ühe kalmu juures, mille lugu on vaikne ja katkendlik. Me ei tea kõiki detaile nende inimeste elust. Me ei tea ka kõiki suhteid, rõõme ega kannatust. Kuid me teame midagi väga olulist. Nad elasid oma elu selles ajas ja kandsid seda saatust, mis neile osaks sai. See oli aeg, mil paljud pidid elama ilma toeta, ilma kindluseta ja vahel ka ilma tunnustuseta. Aga elu jätkus, lapsed kasvasid, inimesed matsid oma lähedaseid, sageli tehti seda vaikuses. Ja siis tuli aeg, mil ka see haud, kus me täna oleme, jäi ilma hoolitsuseta. Aga täna me näeme siin midagi muud. See kalm ei ole enam unustatud. See on üles leitud, korrastatud, taastatud. Ja see on tehtud inimeste poolt, kes ei olnud sugugi mitte nende lähisugulased, aga kes otsustasid, et ükski haud ei tohi jääda võõraks. Nagu nähtub ka kavalehest, on selle taga paljude inimeste ühine panus ja ühine hool.
see on tegelikult väga sügav kristlik tegu, sest hoolimine ei küsi alati veresidet, vaid ta küsib ühte. Kas sul on südant, et toetada, et märgata, et aidata? Täna ei räägi see paik mitte ainult minevikust, ta räägib ka sellest, et mälu võib taastuda ja et hoolimine võib alata ka sealt, kus side näib olevat katkenud. Armuline Jumal, me täname sind nende eest, kes siin puhkavad. Sina tead nende elu ja teekonda. Õnnista seda hauatähist, et see oleks austuse ja rahumärgiks. Õnnista kõiki, kes on selle paiga eest hoolt kandnud ja anna, et ka meie hoiaksime elavana mälu ja hoolimise vaimu Jumala Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Õnnistame rahvast, saada kosumist, puhasta meid kurjast, anna kasvamist. Aita vaevad, vägev kaitseja, jõudu andku taevad sulle kodumaa. Ja nüüd mõne sõnaga räägib sellest perest ja ka Hansust raamatu kirjutanud ajaloolane Mati Mandel. Ega kui ma seda raamatut kirjutasin, ega ma väga palju Alangotest ei teadnud. Teadsin küll, et jah, et on olemas Hansul poeg, sain ka foto sellest naisterahvast ja sellega see tookord lõppes, aga kui raamat oli valminud, siis tuli üks üllatav kõne mulle, see oli millalgi enne koroonat, venekeelne kõne, tutvustas ennast meesterahvas, kes nimetas ennast Arno Alango. Ma olen Arno Alango. Ja ta elab praegugi loodetavasti Venemaal. Oli meil mitu telefonikõnet. Ma sain saata tema meili aadressile ka raamatu digiteksti, kus on ka venekeelne resümee. Eesti keelt ta ei osanud. See Arno Alango mitu kõnet oli veel, tal oli soov tulla kindlasti Eestisse. Aga siis tulid need koroonad ja need sidemed on praeguseks täielikult katkenud. Ma väga loodan, et see mees on seal kusagil Süda-Venemaal elus, see Arno Alango. Ja ta ei ole saanud küll siia tulla, aga võib-olla kunagi ta siia jõuab. Kui ta ei ole muidugi saadetud Ukrainasse, sest me ei tea, mis seal Venemaal toimub ja keda sinna saadetakse. Ta peaks olema praegu kusagil umbes 50-60 vahel vanuses. Nii et, aga väga palju ma temast ka ei teadnud. Kahjuks need sidemed katkesid ennem. Ja ma üritasin seda küll korra helistada, rohkem ei üritanud, sest et ei tea ju, kuidas niisugused kõned Eestis nendele inimestele võiksid mõjuda, kes seal on. Neid ju jälgitakse siiamaani. Nii et see on kõik, loodan seda, et see Arno Alango kunagi, et ma loodan seda veel näha siin Eestis, ehk see sõda läheb mööda ja Venemaa muutub natukesegi normaalsemaks. Nii et see on minu poolt kõik. Et kas ma noores eas teadsin midagi väga palju metsavendadest, nii palju kui filmist olin näinud ja selliselt võib-olla kuskil kirjandusest. Aga hirmus Hansu lugusid oli ka meie kandis, et ega ta ka seikles pidevalt seal. Ja meil on üks talu seal minu kandi seal metsa vahel, kus siis see pererahvas ikka rääkis, kuidas see perenaine on siiamaani veel toimekas, et ikka mäletas, kui hirmus Hans ikka tuli, et siis käis üks kole viina võtmine ja üks jutu ajamine. Et selliseid lugusid ma lihtsalt olen noores eas kuulnud ja neid siis endaga kandnud, aga siis taaskord, et ega see
toonane aeg, kui mehed metsa läksid, et ega see oli ju segane aeg, et ega et mõeldes sellele, et kes siis koju jäid, et metsas oli keeruline, oli ka nendel, ehk siis ka naisel ja ka pojal, et see elu ei olnud kindlasti lihtne. Et eks nemadki ju sattusid teatavas mõttes tähelepanu alla ja püüda selles olukorras kaitsta oma last ja elada oma elu nii, et kõik jääksid ellu. See võib-olla oligi selline naise võib-olla kõige suurem väljakutse. Nii et taaskord suur lugupidamine ja suur tänu kõigile, kes selle avastasid ja selle mälestuskivi panid. Aitäh teile! Ja asetame kõigi nimel, kõigi kokkutulnute nimel siia taaskord ühe ühispärja, paneme ka küünlad, aga mul on üks väike mõte veel. Ühe sõnavõttu annan ma veel, aga seda kohe kuulen. See lill on siia kõigi nimel. Kõik te olete siin sees oma lillega ja mõttega. Paneme küünlad ka palun ära. See ka. Panen selle ka. Mainin ära ka, et kavandasin selle siinkõneleja on selle kavandanud. Aga teeme niimoodi, et te kõik teate ja näete neid nimesid, kes selle sambale raha panid. Aga huvitav, mida on öelda ühel teist, kes selle samba sisse raha pani, Mehis. Mida sa ütleksid kõigi nimel, kes siia samba sisse raha pani? Minu hinnangul on nende inimeste toona elatud elu ja kantud kannatused see, millele me saame täna ise toetuda. Et kui ma aeg-ajalt loen mõnda kirjatükki, artiklit või raamatut metsavendlusest või vabadusvõitlusest mingil muul moel, eks ole, teise maailmasõja rinnetel või dissidendina ja nii edasi, siis ma saan aru, et meie tänased argimured, mida me siin muretseme, on kohati naeruväärsed. Ja nende elatu ja tehtu annabki seda jõudu, seda mõista ja nendest meie igapäevastest askeldustest tänu sellele üle olla. Et tänu neile on meil vaimselt lihtsam elada. Ja nende mälestuse hoidmine ja sinna selle mälestuse jäädustamisse panustamine on võla tasumine. On võla tasumine selle sama asja eest ja keegi peab andma neile tagasi neilt kunagi võetud ja röövitud au. Mida Nõukogude okupatsioon tegi, meil on täna võimalus see asi õigeks keerata ja ära klattida ja kui selleks on võimalus, siis tuleb ka seda teha. Aitäh!